tervitus, üle 100 aasta. No, mis sa teed? Nii ilus päike on ja mulle päike meeldib. Selline on see elu. Ja, aga täna on nii huvitav teema, ma olen tegelikult kedranud seda peas. Ja see kõik tuleneb siis sellest, et see, kus ma nüüd olen, numeroloogia maailmas teiega juba aktiivsemalt siin juba 2 aastat peaaegu. Aitäh kõigile selle eest, selle usalduse eest. Ja tänane teema tuleb isegi veidi mitte selline klassikaline, aga ma tahan ikkagi puudutada seda sellepärast, et see on selline ülev teema, mis tegelikult kõigi nende aastate jooksul on siin olnud. Ja eks arvatavasti väga paljuskis, meil tuleb külalisi, paljuskis on kõik see ju peegeldus milleskist. Ja tahan puudutada siis teemat, suhted, sest mul on selline tunne, et väga paljudel oli plikad kõhus, kes on seal palju kaua iseendaga olnud ja nüüd on otsinud elukaaslast siis nii nagu ma olen suulistele öelnud, kes siis pikemas programmis on, et pange ikka mulle neid silmarõõmude kontakte sünnipäev, kuu ja aasta, siis ma selle pealt tavaliselt siis tulistan puusa pealt 2 versiooni, siis hea versioon ja siis selline mitte nii hea versioon. Ja nii siis need asjad lähevad, sest otsus jääb ikkagi teile, eks ju, nii nagu minul on omad otsused, omad kogemused ja elus on siin kuule igasugust asja kogetud, olgem ausad. Ja kas need kogemused ära ei lõppe, seda ei tea, sest neid tuleb ikka aeg-ajalt. Ma isegi mõtlen, ma tegelikult teate, kui huvitav, mul on see viisikene rannalapikene, praegu kitkusin seda ja siis ma mõtlesin, mul on juba tegelikult mitu päeva peas ringi käinud need mõtted, aga siis jälle mingi asi tuleb vahele, jälle jääb tegemata ja nii ta ongi. Aga teie ikka kirjutate mulle, teie ikka ju küsite ja siis ma jälle vastan. Vahepeal te, kes te olete siin kirjutanud, tuleb jälle pikem vahe. Näed, ma juba räägin mingit muud juttu. Noh, aga ikkagi, ma olen päikseinimene. Kui õues on päike, siis mul meeldib väga midagi õues teha. Ja teema on siis see, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab. On ju? Ja seda te olete väga paljuski siis läbi kogenud. Nii nagu ütlesin, mina kaasa arvatud. Ja kui sul on kõik siin suhtes hästi ja pole kunagi midagi kehvasti olnud, siis sina võid juba video kinni panna ja siis nautida seda ilusat suveilma. Aga see puudutab siis mitte ainult paarisuhet, see puudutab siis ka töökaaslast, siis see puudutab vanemaid, suhteid vanematega ja nii edasi. Siis, ja see, mis ma tähele olen pannud, siis suurem osa siin kanalil olijatest on niinimetatud empaadid. Noh, empaatne inimene, see, kes oskab nutta, see, kes oskab rõõmu tunda, see, kes oskab tagumikku keerutada, kui on lõbus, see, kes kilkab, kui on lahe, see, kes ehmub häälega, sest tal on tunded, see, kes hüppab külma vette ja ütleb, kui külm on. Noh, teate kõiki neid asju. Ja siis, kui sa saadki siis tuttavaks kellegagi. Noh, muidugi hakkab kõik sellest, et lapsepõlves öeldakse, et tunnete näitamine ei ole okei. Et mis sa siin kilkad või mis sa siin karjud või mis sa olud nüüd nagu titte. Teate kõiki neid asju, on ju, tööb tuttav ette. Võt, olen kogenud, laps nutab siis, kui kana pissib või laps ütleb siis, kui kana pissib. Noh, pange siia neid ütlusi alla, kes kui palju teab neid. Meil oli siin mingi klassika värk. Ja see, mis siin nende klientidega on ka hästi kihvtilt välja tulnud, siis väga sarnane lugu minuga. Kui midagi jätsid tegemata või midagi tegid nii, mis vanematele ei sobinud, siis läksid nurka. Nurgast välja enne ei saanud, kui sa pidid midagi ära lugema. Ja sealt tuli viha ja hirm lugemise vastu, sest lugemine ei ole ju väiksel lapsel, isegi ma ei mäleta vanust. Aga paari kliendiga on see sama lugu välja tulnud. Ja siis tekib selline hirm lugemise ees või selline kokutamine ja sa ei oska välja lugeda ja noh, mida iganes, teate küll neid lugusid. Võt, aga siis, kui saad suureks ilusaks, suureks tüdrukuks, suureks poisiks, siis sa justkui oled need asjad kõik ära unustanud ja siis tuleb sulle elukaaslane. Või sa saad töökoha. Või sa saad mingi hästi kihvti sõbra endale. Noh, teate küll, kellel mis versioon seal on.
ja siis esimestel kohtumistel tundub, et vau, ma tunnen seda inimest. Täitsa minu inimene, täitsa peks. Lõpuks ometi. Jess, ma jõudsin koju. Ja see kojutunne tuleb hästi kähku. See tuleb praktiliselt esimestest minutitest, kui te seal vestlete. Ja siis, kui te olete minu käest veel saanud teada, et te olete siin karma sugulased ja mida iganes. Ühel koeral tahtsin ütelda, aga ma ütlen tirtsud nende kohta. Rossil oli parm, oli praegu selja peal, pidi ära võtma. Parm on meeletult. Võt, siis eriti kui teil on seal mingisugused numbrid, mis ütlevad, et te olete enne olnud seal sugulased, siis mis siin ikka, ma ütlen teile siis välja, kui elude numbrid näiteks on ühed ja seesama, siis need on tavaliselt see, et te olete kuskil mingites eludes olnud sugulased. Vahet pole, mis rahvusest olete, sest väga paljude klientide seas, mul ei ole ainult siis eestlased, kes elavad Eestis, on väga palju sealt mujalt ka. Päris lahe tegelikult. Tulevad neid asju sealt välja, aga ma räägin hästi üleüldist informatsiooni praegu, mitte kedagi silmas ei pea. Lihtsalt kuna see on kõigi nende aastate jooksul siin ikka tulnud ja vahest läinud ja nii edasi, siis need mõtisklused on ja nii nagu te olete kuulnud, ma kuulan seda Jungi ikka vahepeal. Tema räägib siis empaatidest ja just need sellised tundlikud empaadid, kes siis väga emotsionaalselt kohe sukelduvad teise ellu. Ja siis vaata, mis hakkab toimuma, on see, et sul hakkab kahju, siis ta räägib oma lugusid, siis sul on ka samad lood, siis ta kuulab kõrvkikkis, tunneb kaasa ja nii edasi. No siis sa seal oledki. Töötad ilusti ja täidad käsku ja võtad lisaülesandeid ja palka ei tõsteta, et kõik on okei ja ma jaksan ja nii edasi ja nii edasi. Ja suhetes on ju samamoodi, et üldjuhul sa oled suht alguses hästi aktiivne, ettevõtlik. Ma ei pea silmas, et ettevõtja, vaid lihtsalt selline, et sina chill, sinuga on alati lahe, sa mõtled alati mingeid asju välja, kunagi igav ei ole, naerad, kilkad. Ja mingis hetkes hakkad tajuma, et ära räägi nii kõvasti või mis sa nutad või siis mis sa naerad iga asja peale, et ma ei tea, mida iganes. Vot, on selliseid kogemusi sul, siis kommenteeri siia. Minul on. Ja siis ongi niimoodi, siis sa tunned, et midagi on valesti. Aga selle kohta ma ütlengi, et hakkavad tulema need sinu sees mingisugused punased lambid, millele sa ei reageeri. Ja ma ei räägi ainult seda, et naistel need asjad juhtuvad. Minuni on jõudnud ka mehed, kellel on sellised juhtumid olnud ja aitäh teile. Seda veel kord ma ütlen, et minuni jõuavad kuidagi just need inimesed, kes on empaatsed, kes oskavad naerda, kes oskavad nutta, kes oskavad õnnelikud olla. Ja siis, kui nad on sellises pikaaegses töösuhtes või koos elus, siis hakkavad need lambid põlema, aga siis mis me teeme? Ma mõtlesin üle, pingutasin üle. Ma ei tea, mis mul nüüd viga hakkas. Ja tal on ju nii raske lapsepõlv olnud. Ja siis mingi hetk sa hakkad tajuma, et näiteks ongi juba töökoormus on nii suur. Siis proovid siis ütelda, tahad ütelda, eks, et midagi pinistad huulte pealt välja. Et ma ei jõua teha, vaata, või siis hakkad seal hästi vaikse häälega ütlema, et palka võiks tõsta ja selline tingivas kõneviisis. Ja siis sind ei kuulata. Siis mõtled, et ülemusel ei ole nagu kõige parem päev praegu. Et ma ei hakka praegu. Ja siis sa tajud mingi aeg, et hommikuti sa oled läbi nagu Läti raha, energiat nietu, tööle minekuks nietu, midagi teha ei ole. Ja nii edasi. Ja siis muidugi, kui sa nüüd elukaaslane või on see sul tööandja, mida iganes töökaaslane, siis sa seal mõtled, et viga on ju sinus, eks ju. Muidugi on. Siis teate, kui huvitav. Ma ei tulnud lihtsalt niisama nämmutama kõike seda asja, sest ma räägin lihtsalt sellepärast, et te niikuinii tunnete ennast ära. Mina küll tunnen, igate moodi tunnen. Ja siis, kui sa hakkad veel eriti tegema mingil hetkel, tead siis, kui sul on üks suhe või teine suhe, töösuhe või töökaaslasega suhe, või siis vanemate mustrid on sellised olnud, siis oled käinud ennast konstellatsioonis seal hullult ravimas, selgeks saanud,
ja siis sa saad aru, et okei, selles suhtes tulid välja, vahetasid töökohta, hakkasid psühholoogiks või terapeudiks, eks ju. Siis mingi hetk sa tajud, et noh, nüüd oledki nagu väga iseseisev ja siin on jälle selliseid case'e, kes siis minuni jõuavad. Ja siis mingi hetk läheb välja, et oi, nad on hoopis oma lastest sõltuvad. Ei, vastupidi, lapsed on nendest sõltuvad, lapsed on täiskasvanud. Nad teevad seal kõik asju ette ja taha ära. Ma olen ka selles kohas olnud. Ja siis, kui ma tahan jõuda kõiki nende asjadega, on see, et siis sa käidki suhtesse, töösuhtesse, korduvad mustrid. Ja mõtle nüüd siis natukene positiivsema asja peale. Nüüd, kui sa mõtled, et sa tulid sealt töökohalt ära näiteks, mis siis juhtus? Või siis, kui sa said täiskasvanuks, sa said sealt kodust minema, mis siis juhtus? Nii, said jalad alla, siis kordus mingi muster, siis okei, raputasid seal oma selja puhtaks, põlved puhtaks, hakkas otsast peale oma eluga. Vaadake, kui huvitav omadus on sellistel meiesugustel inimestel, keda peetakse tegelikult alati ükskõik, kas töösuhe lõpeb või siis elusuhe. Issand, kuidas seda ütelda, kooselu lõpeb. Siis noh, teie olete alati süüdi, eks ju. Te teate küll seda. Selles me ei hakka üldse vaidlemagi, sest nemad ei ole süüdi. Siis ma siin hullult analüüsisin seda ja teate, sellised minuni tulevad inimesed ja siis me vaatame nende hingemissiooni. Need on sellised vau hingemissioonid. Ja ma olen siin analüüsinud, et teate, need asjad on kõik millegi jaoks vajalikud. Noh, mõtle nüüd näiteks seda. Kui sa oleksid seal samas töösuhtes olnud, kus sa siis olid, on ju seal nunnusti tegid kõik, mis vaja, eks ju, palka ei tõstetud. Kogu aeg rabasid kui loom, võtsid lisavoorused endale juurde. Ja siis, kui sealt ära tulid, oli hirmus, kartsid, mida iganes. Ja siis peale seda tegelikult tuligi parem töökoht, näiteks. Hakkasid ettevõtjaks, hakkasid oma asja ajama. Muutsid hoopis seda töösuunda. Nii, siis oli mingi üks suhe, eks ju, mis kopeerus sulle mingisugust olukorda. Mine ütles, no see kõike näitab seda, et sa pole veel terveks saanud, eks ju, sa saad aru küll. Siis sa saad selle suhte, siis te saate seal nunnud lapsed, vahet ei ole jälle, kas sa oled mees või naine, sa võitled seal. Siis see läheb laiali, siis ikka sina oled süüdi loomulikult, raputad jälle põlved puhtaks, hakkad ots peale. Noh, süüdi oled ikka sina, on ju, skeem on sama. Siis võtad süü endale ja noh, on siis see, kuidas see on. Siis sa kogud jõudu seal jälle ja hakkad seal kõik otsast peale, jälle kõik skeem töötab samamoodi. Noh, ja nii edasi, siis teate, ega see trall enne ära ei lõppe, kui sa tuled endalt tee pealt eest ära. Ja huvitavad märgid on need, et kus sa mingil ajal näiteks töö juures hakkad tajuma, et sa nagu kogu aeg rabad, aga sa oled kogu aeg nagu justkui üksi. Ja suhtes samamoodi. Sa nagu elad lahedat elu, aga sa tunned, et sa oled kogu aeg üksi. Aga sellised kihvtid tundemärgid, nii nagu ma vahepeal ütlesingi, et sa ärkad hommiku üles ja sul pole rammu. See ei jaksa. Ja näiteks muusika, mida sa enne kuulasid, siis sa enam seda ei kuula. Need sellised naljaviskamised, mis sa enne tegid, neid enam ei ole. Siis kui keegi küsib su käest midagi, eriti, et kuidas sul läheb või niimoodi sa hakkad nutma. No ja nii edasi, tegelikult hing karjub juba ammu, et kuule, game over. Ja siis hakkab hirm. Siis hakkab hirm. Ja läheb ju meelest ära vaata, et sa oled kunagi selles olukorras olnud. Isegi kui sa tagantjärgi nüüd seda mõtled, siis sa oled ju seal olnud. Mäletad, eks ju? Olid sa siis 18, 17, 15, kui sa kodust ära läksid, siis sa enam ei jaksanud. Neid lugusi on ka, kes seal 14-aastaselt on ära läinud. Ja on ühest suhtest, teisest suhtest ära läinud. Ja õnnelikult jälle läheb kokku. Ja siis mõtled, et täitsa pekkis, kuidas film kordub. No nii, aga no vot, jagage siia, kommenteerige. Sest, et see on ju kõik elu. Ja see, mis ma olen aru saanud numeroloogina, siis on eriti vinge värk. No selline, ma ütlen eesti keeles rõve ka isegi kohati, siis ma olen enda neid missiooni ja värki siin kogu aeg ju jälle panen näpu peale, et ma millestki maha ei jookseks. Ja kes mul ka on igasuguseid kammajääsid siin aeg-ajalt. Mitte siin ja elus nii, kes kauem kanalil on, siis teab küll.
ma olen ikkagi valgustanud mingites osades neid asju, nii et kuulake aga videoid tublisti ja tublid olete. Siis ma valgustan natukene seda, et kui ma muidu räägin siin igasugustest numbritest iga heas ja veel paremas versioonis, siis aga see hingemissioonid, mis teil siis olete saanud kirjalikult, siis vaata, kui sa oled ikkagi näiteks selline, ma olen öelnud sellised ühed haruldased hingemissioonid, mis ikkagi on haruldased, sest nendel on hästi suur ülesanne siin elus, on siis 9, 9, 18 või siis need 9 ja 18 kuidagi seal sassis, vaadake oma need kibin-kabin hingemissioonid üle. Kurja, kus parmud söövad, nagu on kohe. No vot, ja siis ma tugema saan hakkama. Siis on ka 5, 10, 15 või siis ka need numbrid võivad omavahel seal sassis olla, aga nad on hingemissioonis. Ja siis vaata, kui sa oled seal töö juures, on ju seda tööd, mida sulle ei meeldi teha, või sa oled suhtes, kui sa saad aru, et juba ammu punased tuled põlevad. Ja mina nimetan seda siis ka niimoodi, et tiibasid hakatakse kärpima. Ja siis ma hakkasin mõtlema, kas ma tõin selle näite, et kõik need asjad on tegelikult millegi jaoks vajalikud. Ja tõin selle näite. Nii. Ja hingemissioon on see, et kui ikkagi sa pead olema see vaimne teejuht teistele, siis järelikult sinul tulevadki need õppetunnid elus. Vaat, palju õnne. Ja, ma olen teiega ühes paadis, ärge muretsege. ja, on. Ja siis täna natuke valgustan siis numbreid, aga ma siis valgustan neid numbreid selles suhtes, ma räägin kõikidest numbritest 1-9. Ma ei hakka nagu nii peensusteni minema, aga ma räägin hästi siis nagu ülivõrdes, ülevõrdes ja miinuspoole pealt. Ja mäleta, kui sa nüüd kuulud sinna gruppi ja sa ennast ära ei tunne, siis lihtsalt mõtle, et mingitel kehvadel perioodidel sa võib-olla oled olnud seal, on ju. See on täitsa nitšivoo, täitsa okei. Et ikka me aeg-ajalt käime seal üles-alla. Pigem on see, et sa saaksid aru, millal sa sinna Yamahasse ära kaod. See on kõige tähtsam, et tajuta seda, sellepärast, et mina ju ka kogu aeg ennast jälle siin turgutan ja valetan endale ja siis jälle turgutan ja siis jälle valetan ja siis korduvad teatud mingisugused mustrid ja see ongi nagu selline elu, aga tähtis on see, et aru saada, mitte endale valetada. Nägite, parm oli, jah? Võt. Nii, hakkame siis grupis number 1. Ühed on need, kes siis on sündinud 1., 10., 19., 28. Mis nende sellised kõige teravamad miinused on? Kusjuures enne seda ma veel tahan teile ütelda, et siis nendel inimestel on peiteaeg erinev. Ja ma kuulasin hästi huvitavat videot. Täna hommikul korjasin maasikaid. Siis oli selline video, kus üks venelanna oli uurinud. On olemas selline grupp inimesi nagu hingetud inimesed ja neid on meie seas väga palju. Ja neid tunnistab sellest ära, nüüd ma räägin mingit õudusjuttu natukene, aga ma olen ise kohanud neid inimesi. Aga nüüd ma räägin seda, mis seal videos räägiti. Aga see oli, kui ma ei eksi, kas need uuringud on tehtud äkki 1850 millegagi. Päris täpselt nüüd ma ei tea, ma võin mööda panna. Mul on mingites asjades siin väike infolünk. Ja ma olen ise ka tähele pannud, et nad on sellised jah, et kui sa nagu esimestel kohtumistel või niimoodi tööintervjuus hakkad seal tutvuma, siis on kõik tšiki-priki, aga mingis hetkes, kui sa tood näiteks oma näite, vaata, et no vot, näed, mul oli elus niimoodi nagu, siis ta ütleb, aga tead, mis mul oli. Või siis, kui tal ei ole seda näidet, mis tal oli, siis ta ütleb, et tead, minu näiteks lähedasel kellegil oli see. No ehk siis sinu näide nagu tühistatakse kohe ära. Ja muidugi igasugused sellised räigemad sõltuvused, mis siis on sõltuvused, teate küll, on ju. Mina siin isegi tubakat ei paneks. Ma ikka ka rohkem tituleeriks alkohol ja sellised räigemad sellised jamad. Mul läks telefon vahepeal tuliseks, ma pidin peitu tulema. Muidugi parmudel on ka natukene parem siin näksata. No vot. Ja nendel hingetutel inimestel on hästi kihvt omadus veel selline, et kui nad räägivad, siis nad kas räägivad sinust mööda. Rossi kihutab, kaotas ma ära. Räägivad sust mööda, et nad ei vaata sulle otsa või siis neil on hästi klaasistunud pilk. Selline ja siis nad harrastavad karjuvat kõneviisi.
ja siis nad arvavad, et äkki sa ei kuulnud. Kui sa lihtsalt tuima näoga vaatad pealt, ütled, et mulle ei sobi, kui häält tõstad näiteks. Siis ta ütleb, oi, ma arvasin, et sa ei kuule. Või mul ongi komme rääkida kõva häälega. Muidu räägib täitsa okidokilt, vaata, aga siis ta ütleb, et tal on komme rääkida niimoodi. Jah, aga need igal ühel oma peiteaeg. Aga täna on lihtsalt selline osa nüüd, kus ma räägin natuke nendest asjadest, sest see on üks meie elu osadest. Et ma tegelikult alati suhtun inimestesse hästi positiivselt, aga ma hoian ikka kõrvu kikkis ka. Elu on õpetanud. Ma ei ole kahtlustav, absoluutselt. Aga kui kuskilt ridade vahelt hakkab tulema selliseid lauseid, mis mul on indikaatorid, et mis sul viga, sul on ju on ju, siis on nii game over. Nii, lähme siis tagasi sinna, mis ma tahtsin rääkida iga grupi peale. Aga räägin siis pigem miinuspooltest, eks ju. Ja kui sa ei tunne ära ennast ära papist ja kõik on okidoki, see on lihtsalt selline puusa pealt information. Ja siis grupp number 1, näete, ei jõudnud ikka veel teieni, aga siis, kes on 1., 10., 19., 28. sündinud. Kõik nad on nõksu erinevad, aga räägime number 1 üleüldiselt ja siis soovitan, ma räägin sünnipäevadest, eks ju, ükskõik mis kuus, mis aastas. Muidugi on mul hästi palju selliseid videokohtumisi teiega olnud, kus ma räägin siis ju edukuse koodist, on ju seal neid numbreid, võtan siis, olen teile ka visanud seda informatsiooni, kuidas ära tunnistada siis, kes võib olla näiteks nartsissist ja nii edasi. Et vaadake siin selle video osas siis sünnipäeva ja vaadake ka eluteed. Aga ainult sel juhul, kui siis inimene on miinuses, eks te tajute selle kähku ära, siin pole mingisugust raketiteadust. Aga peiteaeg on igal ühel oma. Nii, ühed on egoistid ja nad on sellised uljaspead. Nad tahavad hullult teha, räägivad palju, aga teevad vähe. Ja siis isegi kui hakkavad tegema, siis nad väsivad hästi kähku ära. Ja nendel on see lugu ka, et nad ei delegeeri, sest nad ei usalda mitte kedagi. Ja nende selline üks põhiväljend on selline, et usaldaga kontrolli. Aga nad teevad seda teistmoodi, nad ainult kontrollivad ja ei usalda üldse. Ja siis nendel on ka selline lugu, mis nad teevad tihtipeale, on see, et nad näevad ainult teistis vigu, mitte head. Vot. Ehk siis vaadake sünnipäev või siis elude number. Ja muidugi ka see, et kui edukuse koodis on ikkagi väga palju ühtesid, siis hoidke ka kõrgikkis. Ma räägin ainult negatiivsest ja puusa pealt, eks ju. Positiivset on kõigil nagu mega palju. Need on väga head ettevõtjad ja väga head delegeerijad. Nende peale saab loota. Aga täna räägime miinuspoolest. Number 2, kes on sündinud 2., 11., 20 ja 29. Siis nende selline huvitav trikk on, teate, nad on nagu inglid tegelikult, aga siis nad on tohutud manipulaatorid. Ja nad on tohutud haletsejad. Ja nendega kui kokku saate, siis nad tunduvad nagu tõelised inglid. Nad on sellised rahulikud, vaiksed. Nemad nagu teevad hästi vaikselt seda kõike. Ja hästi võivad siis manipuleerida selja taga. Et nemad küll mitte midagi ei tea. Ei nalja teed või? Esimest korda kuulen. Issand, kui kahju. Saate aru sellised asjad, aga ise tegelikult on toimetanud seal juba, ei tea mis asja. Nad on tohutud külavanamorid, vanamehed. Ehk siis selline teiste elu elavad rohkem kui enda elu. Jälle tuletan meelde. See on ainult siis, kui inimene on negatiivne, sest number 2 on väga palju positiivseid asju. Number 2, nende kohta ma ütleksin, siis need, kes 2, 11, 20, 29. Nad on ühed, kui on siis positiivse poole peal, jälle kõik sõltub elude numbris ka, eks ju, siis nad on ühed väga head koostööpartnerid. Ühed kõige usaldusväärsemad. Jah, aga minus poole pealt on tohutud manipuleerijad ja rohkem ka teistelt vigu otsimas ja siis nad tahavad nagu justkui tõestust, et nemad on head. Aga nad on alati hästi malbekesed, nunnukesed, võivad teile ükskõik mis pähe määrida. Ostad ära niimoodi, et rihm ka ei kõigu või ma ei tea, kuidas selle kohta öeldakse. Võtab keti niimoodi ära, et kael ka ei taju. Ma ei tea isegi, kuidas ütelda. Lähme 3 juurde.
kolmed meie nunnu-punnud, nemad on sellised särtsakad, lahedad, seltskonnas hästi paistavad silma, nagu nad on kadestamisväärselt lahedad naljaviskajad, sellised tähelepanu keskpunktis soovivad olla. Ja nende selline miinus on see, et kõik, mis nad välja näitavad, ei ole ilmtingimata tõde. Eks ma räägin ainult miinustest, eks ju, praegu täna üldjuhul. Et ainult siis, kui inimene on miinuses. See ei tähenda, et nüüd kõik on sellised, ärge seda mõelge palun, eks ju. Ja siis kolmedel on see omadus, et nende jaoks on nemad kõige kallimad. Nad näitavad näo, et nad hoolivad, aga sa oled nende jaoks nii kaua sõber, kui neil on seda vaja. Ehk siis, kes on sündinud seal 3, 12, 21, 30. Tegelikult on neil küüned suht enda poole. Teevad tohutult head nägu ja siis, kui enam sinus kasu pole, siis ta on kadunud nagu vits vette. Sest tal on vaja järgmist ohvrit. Võtak. Ja, aga nad on sellised hästi lahedad tüübid. Ehk siis need, kes seltskonnas nalja viskavad ja noh, mis ma olen siin ka aru saanud, mul endal kogemus puudub. Küll kogemus selles suhtes, et ta oli kunagi üks tuttav, kes nii kaua, kui ta mind vajas, materiaalselt oli ta minust kasu, siis ta oli minu tuttav ja isegi kõik hästi aktiivselt. Ja siis, kui ma sain aru, et seal on mingi jama majas, siis meie sõprus kadus ka. Võt. Aga numeroloogiast ma sain aru, et las ta siis olla, las toimetab selle oma ette. Võt, aga muidu üldse ei tundu, et on selline. Nii, siis number 3 said ära räägitud, aga nad on väga lahedad, tegelikult väga terapeudid, coachid, mentorid, mida iganes. Noh, head ka. Ma räägin veel kord, ma räägin täna ainult siis nagu negatiivsest, eks ju. Rohkem, et te tajute ise ära, kes on negatiivne ja millal on negatiivne. Lähme 4 juurde. 4, kes on siis sündinud, mul on mingi kõne siin tuleb vahele. 4, kes on sündinud 4., 13., 22, 31. Olenemata siis kuust ja aastast, vaadake siis neid elude numberga 4. Ja jälle ainult tuletan meelde, et räägin täna negatiivsest, kui inimene on negatiivne. 4-del on väga palju häid omadusi. Ise tunnetate siis neid asju. Siis 4 on, palun vabandust, aga vingukotid. Ma olen enne 8 kohta seda öelnud, aga 4 on ka. Ja 4 ei tule mitte kuidagi nagu oma minevikust välja. Nad tohutult jauravad ja jauravad ja jauravad. Et siis võrdlevad seda, näed, et aga mul oli nii ja siis ta tegi kunagi nii. Juba tead, mitu töökohtagi juba ära vahetatud, ikka ta tuletab neid vanu asju meelde. Pean kuhugi peitu minema, seepärast jube kuum on. Istun korraks maha siia, võt. Ja siis nende 4-daga ongi see lugu, et siis sa kuulad kogu aeg seda. Ja siis, vaata, mis ma tahtsin ütelda 4 kohta veel. Istusin maha, kohe läks mõte mujal, ei tohi istuda. Siis 4 on see, et nad võivad ka olla hästi kärsitud, lubada hästi palju, aga nad ei tee. See tohutult, ma ei tea, kas selline sõna on olemas nagu vilgas, selline hästi liikuv, selline nagu sipelgad oleksid püksis kogu aeg. Seda 2. ja 3. ja räägivad palju, aga teevad vähe. Natuke ühtede sarnased, et kui on näiteks elutee, kui on edukuse koodis ka palju 4-sid, siis näiteks nendele meeldib tohutult kontrollida. Ja väga sellised tahavad kontrollida kõike. Ja nad üldjuhul ise on alati õiged. Tuletan meelde, et räägin siis miinustest täna rohkem, eks ju. Nendel on väga palju häid omadusi, 4 on väga head kohusetundlikud töötegijad. Hästi sellised innovatiivsed, neil on alati hästi hea silm selle peale, kuidas ettevõtted paremaks teha. Nagu see on nende hästi suur tugevus ja hästi truud töötajad, elukaaslased ja nii edasi. Ja, näeme 5 juurde. 5, kes on siis sündinud 5, 14, 23. Vaatamata siis kuule ja aastale. Ja noh, elude numbrid ka vaadake siis, eks ju. Siis 5 jäävad just sellest 1-9 jäävad sinna keskele. Ehk siis kõik need siis 1-5 on sellised justkui nagu sellised noored hinged või sellised, kes otsivad nagu teate pinda niimoodi
üks hüppe siia, teine hüppe sinna ja nii edasi, nagu otsivad kohta. Kogu elu võivad otsida kohta. Viied on kõige liikuvamad ja nendel on, teate, mis on nüüd see see info kõik ei ole siis minu kogemuse info, see on ikkagi numeroloogia info, pluss siis ma panen mingitele siis oma seda töökogemust juurde. Ei tea, kui on raske ütelda, aga viied ajavad raha taga. Kes ei jääks raha taga, aga teate, nemad on sellised suslikud. Neil on nagu läbi ussi masina. Ma ei tohi ropendada, teate seda või? Jah, mõõdukuse koodi viimane number on 7, mis tähendab seda, et ropendamine ei ole hea. Ma olen kunagi hästi roppu suuga olnud küll. Väike periood oma elus. Vot. Nii, aga siis viitel on see lugu, et nad on sellised, jooksevad hästi palju, aeg-ajalt võivad joosta tühja. Siis kui ma vaatan nüüd mujale, siis ma mõtlen, et mida räägin, mul läks vahepeal lihtsalt mõte mujale, siis kui mul tuli üks kõne vahele. Siis viite puhul on ka see, et nad on teile võib-olla hästi head sõbrad ja sellised tahavad hullult nagu naha alla pugeda ja poevad ka ja sellised kõike mõistjad ja siis lõpuks on see, et sa kuidagi süda läheb hellaks, ahtraks. Ma ei tea, mis sõna see jälle on. Meister sõnu välja mõtlema. Issa, mul läks tagumik külmetama. No võt, ma olen teise koha peale istuma. Siis nendel on see, et nemad nii kaua on sinuga sellised mõnusad suslikult sõbrad. Suslik on väga hea sõna talle. Kui ta saab selle, mis ta soovib ja siis ta võib lihtsalt su elus niimoodi libedalt ära kaduda. Võt, aga see on okei, andke andeks neile, ärge tehke välja. Et kas nad pahatahtlikud on, seda ma ei ütleks. Nad on pigem sellised, teate, sellised väiksed klounid, et jooksevad siia-sinna juba linna. Ja ma ei usu, et nad pahatahtlikud. Keegi ei ole pahatahtlik, lihtsalt igal ühel on mingid omad traumad. See, mis me siin ette ka rääksime. Nii, lähme kuute juurde. Ja ma saan niimoodi käe paika jätta. Kuutega on see lugu, kes on siis 6, 15, 24. Jah, matemaatika natukene siin jättis lünki vahele. Kuutega on see huvitav armas lugu, et nendele, nüüd räägime miinuspooltest, eks ju, ja ainult siis täna natuke see video sinna poole, siis nemad armastavad iseennast ja nad on tohutult head manipuleerijad. No kurja kohe, kuidas on manipuleerijad. Ja siis nad jätavad hästi niimoodi alateadlikult sind süüdi selles kõiges. Üldse kõik need eelmised numbrid ka, mis ma rääkisin ja nüüd tulevased ka, kes on, siis nad kuidagi niimoodi oskavad kerrutada, et sa nagu mõtled, et täitsa pekkis nagu. Mina lasingi alla hoopis, mitte sina. No sorry. Tuleb üks lasteaia case meelde, ma ei mäleta muidugi, mis päeval tema sündinud oli. Lasteaias olid voodid nagu kõrvuti pandud, niimoodi 2 voodid koos, siis oli vahe 2 voodid koos. Siis ma mäletan, kuidas minu kõrval olev kogu aeg tuli ja kusi minu voodisse. Poiss oli ka vana suslik veel. Ma ei mäleta, mis vanuses oli, mina seisin nurgas kogu aeg. Kurimart. Kätte saan enam peksa, mõtlen. Mul on ta nimi ka meeles, aga ma ei ütle ta nime igaks juhuks. Ma ei tea, kas ta eluski on veel. Loodame, et on. No võt, ma ei tea, miks me see lugu meelde tuli, aga no, mina ei tea, mis päeval ta sündinud oli. Kuidagi selline kentsakas lugu. Aga kuutega on jah sellised asjad ja 6 on üldjuhul väga ilusad inimesed. Te kohe näete, et nad nagu ehivad, nad on siis nagu paabulinnud. Ja seltskonnast paistavad välja sellega, et nad räägivad šarmikat juttu ja on lähedad sellised seltskonna inimesed ja nendega on lahe, siis nad on hästi sellised tundlikud, näitavad välja, et neid hästi hoolivad, aga selline tunnusmärk, kui ta on miinuse poolest, neile väga meeldib kuulda sinu kurbasid lugusid, kui sa haiget said. Nagu sukeldavad sinna ellu. Aga mitte selleks, et sind lohutada, pigem see, et aru saada, et sul on sitem elu kui tal. Ja siis nad veel ütlevad, no ma ei teadsin, ma tundsin seda ette, täitsa lõpp usu mind. Ja siis nendel on veel komme ütelda, kuidas sinuga alati juhtuvad need asjad. Vaat, on isiklik kogemus. Ja siis kui nad küsivad su käest, et kuidas sul läheb, siis pead nagu mitmeid kordi mõtlema, et mida nüüd ütleks, siis ütled hästi. Siis on game over, seepärast, et sa oled igav. Nii kahju. Aga kui sa tead neid asju, siis on lihtne elada, lihtsalt ära ütlegi mitte midagi. Nii, lähme siis minu grupi juurde number 7. See on küll huvitav, eks ju. Oi, nad on ussid. 16 ka täiega sead.
on. Mis te arvate, et kõik siin sellised kullatükid. Ehk siis, kes on siis sündinud 7. 16, 25. Siis nende seas on, teate, kui õudseid inimesi, et ohoo, tean isiklikult. Aga ma räägin siis niimoodi üleüldist infot, eks ju, ma ei lähe täpselt nendesse, nagu ma ütlesingi, et ja elude numbrid ka vaadake siis 7 või kellel näiteks edukuse koodis palju 7, no mul eriti kurja, aga mina ei kuulu sinna pahade hulka, vot ütlen teile kohe päris ausalt, setin jälle ennast natukene, eks ma ikka aeg-ajalt olen selline. Nad on sellised hästi nõudlikud enda ja teiste suhtes, no mis ei ole eriti nagu paha. Aga võt see nüüd, mis ma teile ütlen, siis jah, need asjad on mul ka olnud. Ja siis see, et nad nagu räägivad kohe lausa otse sulle näkku nõmedasti. Lihtsalt niimoodi tulistavad välja, saad aru, selline nagu hästi nõudlikud. Ja siis, kui nad selle välja preitsivad, siis ise võivad nagu väga mitte midagi teha. Ja nad on sellised kärsitud. Kui nad hakkavad midagi tegema, siis kui nad ei õnnestu kohe, siis nad loobuvad. Ja, mis ma veel neile ütlen? Vahepeal räägivad väga palju, aga mitte essugi ei tee. See on ka nende seas, 7 seas. Ja siis nad võivad olla veel väga head kisakõrid. Sellised nagu 0-100 tõmbavad sellise elektri üles, et saad aru, sa mõtled, et mis sul nagu viga on. Kusjuures 4. grupp on ka samasugune. Et vaata, nendel on natuke temperamendid samad. On räägitud siis numeroloogias, et nad olid kunagi üks jumal. 7 oli keha ja 4 oli pea vist. Või oli vastupidi, enam ei mäleta. Ühes videos ma rääkisin mingi kuulake, väga vana video igastahes. Ja, aga 7 on jah sellised asjad ja eriti selline, kuidas ma ütlen, siis mossitajad võivad olla, vot seda ka veel, selline nagu ootavad, et justkui nendelt peaks küsima, et mis sul on nagu. Või teate seltskonnas vaata neid inimesed, no ma ei tea, tuled või? Tuled hulle, no ilma sinuta kuidagi ei saa hakkama. Siis ta ütleb, no ma ei tea. Päriselt või? Otsast ära tuled või ei tule. Vaat sellised tüübid on nad ka. Tähelepanu tahavad saada. Vaat. Ja kui sa ei tunne ära nüüd endas mitte midagi, siis see ei ole sina, nii et sinuga on kõik okidoki. Nii, lähme 8 juurde. 8, siis kes on sündinud 8., 17., 26. No siis see on ka üks kategooria vingukotte. Ma ei oska ilusamini ütelda. Need on sellised inimesed, kes leiavad alati teistes süüd, põhjust ja nemad alati on ise ausad. No üdini ausad. Ja nende suhtes kehtib ka see reegel, et nad ei usalda mitte kedagi. Koostööpartnereid, nad ei jaga midagi. Küüned on hästi enda poole. Tuletan meelde, ma räägin ainult täna miinustest. Kui sa ennast ära ei tunne, siis jätta see info kellelegi teisele. Ja selle 8 on üldse sellised asjad, et nad, kuidas ma mõtlen, viskavad selliseid nalju, mis ei ole naljakad. No, sorry. Mul on endal isiklikult nendega kokkupuuteid olnud. No, mis sa teed, kui ei ole naljakas? Isegi nüüd, kui ma juba nii suur tüdruk olen, siis ma isegi ei viitsi naerda. Aga siis, kui olin rohkem selles ohvri seisus, siis pidid naerma. Vaat kommenteerige ka siia kõiki neid asju. Ja siis nad on sellised, et nad nagu lubavad, aga nad ei tee. Siis selline nagu, ja nad on sellised, kes hästi pikalt mõõdavad, hästi palju projekteerivad, mõtlevad, unistavad. No tegelikult nad teevad omastavad kogu aeg tööd, nad ei unista, eks ju. Ja siis nad ei teegi ära. Nad sellised tüübid, aga leiavad vigu alati teistes. Vaat selline väike tulistamine. Siis lähme meie kallite 9 juurde, kes on kõige vaimsemad, kõige toredamad, sest me lähme ju kogu aeg, vaata nüüd 9 on selle finiš, siis need, mis nad on, vanad hinged, eks ju. Ja tuletan siis siinkohal veel meelde, et vaadake neid numbreid ka elude numbri järgi. 8 vist äkki veel selle võrra, et nad tahavad kontrollida kõiki. Ja ei delegeeri kellegile. Jah. No, süüdlasi otsivad ka mujalt, eks ju. Seda ma juba ütlesin. Vaat sellist asjad. Võt. Nii. Aga ainult rääkisin miinustest. Plusse on 8 väga palju. Nii nagu igas numbris on plusse väga palju.
usu mind, rohkem on, mina ise loodan, et positiivseid inimesi oleks rohkem. Õigemini see on minu selline missioon, leida inimestesse pluss välja ja ütelda talle, et tal ei ole mitte midagi viga. Et see on lihtsalt teile pähe sokutatud mingi muster, mida te usute, et olete ja nii ongi. Sest alati annab igast olukorrast välja tulla. 9-tega on siis selline lugu. 9 on kas väga vaimsed või siis väga sõjakad, kes on sündinud siis 9, 18, 27. Nende puhul on veel selline huvitav lugu, et nad vihastavad üsna kiiresti, nad võivad ka mossitada, ei ütle üldse mitte midagi. Nende selline üks relv on see, et pilt on, aga häält ei ole. Võivad vaikida väga pikalt. Ma kommenteerige siia, kas on kogemust. Siis nende puhul on see huvitav lugu, et jah, et kui ta võib-olla ütles sulle 1 või 2 korda, aga siis 3. kord on tal juba tehtud kõik asjad, ja siis ta veel näitab näpuga või on peale seda ka veel vait, tahab, et sa nagu aru saaksid, et kuule, et vant, ma tegin ära selle. Siin ei ole vahet, kas on naine või mees, lihtsalt kõikidel selline nagu üldine info, eks ju. Tuletan veel kord meelde üldine info. Vaatan, et ma millegi otsa ei astu. Nii, mis ma veel tahtsin ütelda 9 kohta. Nendel on siis see asi ka, mis need, kes nagu väga-väga seal vaimseks lähevad, siis need võivad sinna väga, väga teise maailma minna, kaotavad selle materiaalse arusaamise ära ja siis nendel võib ka olla see, et kõik teised on neile võlgu kogu aeg. Et selline, seda mustrit on paljudel tegelikult 4 ja 8 ka. Sest neil on kogu aeg sinna tunne, et kõik on võlgu neile, kõik on süüdi. Jah, 9 ka on seda, number 1 ka muidugi. Ma olen nii palju nüüd rääkinud. See kõik ära räägitud. Niikuinii on palju, mida ma tahaksin veel juurde lisada, aga teate, tihtipeale ongi nii, et kui ma panen siin kõik asjad kinni, siis vaatan, kurri ja see asi jäi ütlemata. No mis siis on? Mis sa ikka teed? Siis on nii. Aga jah, see on üks asi siis, mis ma tahtsin teiega ära jagada. Osade numbritega olen ise kokku puutunud, osasid ei ole kokku puutunud ja ega ei tunne puudust ka. Ütlen päriselt. Ja. Siis eks te ise kuulake, vaadake. Et nii nagu ma ütlesin, kuulake siis seda elude numbri all, aga kuulake eelkõige siis oma sünnipäeva järgi. Kui sa oled seal näiteks sündinud mingisugune 18, siis sa oled 9, eks ju, seal selles grupis, aga jah. Et lihtsalt kuulake ära ja ärge seal tatti pritsime hakake igaks juhuks. Kui tundub, mis asja niimoodi ütlesid minu kohta, nälja teeb, ma pole kunagi sinna olnud. No ei ole, siis ära reageeri üldse, pane süda näiteks, lihtsalt süda. Üks info ka, mis ma tahtsin ütelda, et siin on vahepeal selline action käinud, et need inglinubritega kaardid on välja tulnud. Ja nii nagu te aru saate, ma olen siin öelnud, et mu asukoht on praegu teine, kaardipakid on teised, e-pood on üles ehitamisel ja kõige selle kemüüse peale. Teate, mina usaldan protsessi, ju siis pidi kõik niimoodi minema nagu on. Ja ma ütlesin tegelikult endale koostööpartnerid, kes Eestis saaks välja pakke müüa ja teate, universum ise tõi mulle. Et kes nüüd on väga-väga tahab neid, siis kui ma need kätte saan, siis ma teen selle kohta ka video. Aga nagu eriti hästi töötab meil praegu koostöö siis Maris Romm-Fletcheriga ja tema videot on siis, temaga ma tegin podcasti ja tema on siis edasimüüja, nende kaartide edasimüüja, nii et pöörduge tema poole ja Marise kontakte saate, kas siis kõige vaadake tema podcasti ja kes nüüd kiiremini siis teab, ma olen jaganud teile väga palju, siis pange siia kommentaaridesse. Teen jälle selle jaheda kivi peal istuma. Et Marise kaudu saab, tellisime veel ühe satsi neid kaarte, et siis Maris hakkab seda vahendama, sealt saate eestlased kiiremini ja Soome eestlased siis kirjutage mulle, et siis ma räägin, kuidas te kätte saate ja pange ennast siis sinna Marisele järjekorda, et Maris praegu kogub inimesi ja siis tema saab nagu ühe suurema hunniku neid kaarte. Järgmine kaardiprojekt, mis on töö all praegu. Ma olen ise nii õnnelik selle üle, sellepärast, et see oli kaua tehtud kaunikene, aga tegelikult ei olnud nii kaua. Mul tekkis lihtsalt mõte. 1-st 31-ni selline kaardipakk tuleb,
kus ma siis olen lahti kirjeldanud inimeste siis, kes on siis esimesel päeval või seal, ma ei tea, 12, 13, 14, 15, no kõik päevad. Ja siis tugevused, nõrkused, soovitused, ma ei mäleta, mis veel, kas mingi afirmatsioon. Noh, midagi seal oli, mis sinna kaardipakki peale nüüd tuleb. Ja siis muidugi teie, kes te olete juba kaardid saanud kätte, ka kommenteerige, kuidas tundub käe all, ma pole ise veel näppida saanud. Nüüd uus sats, mis tuleb Marisele praegu, siis tuleb nõksukene suurem. Ja siis vaataks, kuidas need siis sobivad käe alla. Ma tegelikult väga ootan neid juba, et ma saaks nendega kokku. Siis jah, siis järgmine sats tuleb siis see 1.31 kohta. Ja siis sama versioon 1.31 tuleb siis sellised, et ma teen laste kohta kirjeldused ja kui teil tekib küsimus, mis ma teen sellega, siis teate, kui hästi te saate infot seal. Võt see sama kõik, mis ma täna nüüd siin teile tututasin, siis teil on kaardipakk lihtsalt ja siis te saite tuttavaks ühe inimesega, on ju, siis sa mõtled, peaks minema kuulama Meriksi videot. Noh, okei. Siis hakkad otsima, scrollima, mida iganes, eks ju. Ja siis mõtled, et mul on see kaardipakk. Võtad selle lahti ja see võib käekotis sul olla, on ju, või siis kui sa oled mees, siis tahtsin ütelda, et paned telefoni ära, paned kaardipakk tasku. Okei, ei ole naljakas, sain aru ja siis lihtsalt tõmbad sealt, otsid selle kaardi ülesse. Neid ei ole sellised võib-olla segamiskaardid, aga ma kujutan ette, et teie, kes te seal tegelete üldse kaartidega, te mõtlete võib-olla sellele välja, et just Marisega ka natuke suhtlesime. Need kaardid on veel töö allkujundamisel. Siis Maris ütles, et aga need, kes kasutavad seal Lenormand kaarte või oraklikaarte, et nad saaksid endale võtta seda toeks või ruunidega tegelevad. Muidugi saate, kõike saab teha nende kaartidega. Ja minu meelest on lahe, kui te ise veel välja nuputate, mida kõike saab teha nende kaartidega, mida mina ei tea näiteks. Vot, igasuguseid asju. Tuletan muidugi meelde ka, et siis selle kuu lõpus on meil vestlusõhtu tulemas ja siis tuleb ka selline teemaõhtu, elude numbritest räägin, kuidas need teie suhted mõjutavad ja vestlusõhtu on siis korduvatest numbritest. Vaata, 50 minutit teiega olnud siin peaaegu. Võt niimoodi, teate, aga aitäh. Ja nii ongi. Tšau.